Tehniliselt võiks öelda, et ühest küljest, kuna majandus- ja kommunikatsiooniminister ja peaminister ei tea, kui palju meil tehakse tootvat tööd, millest laekuvatest maksudest peetakse üleval neid, kes loevad neid makse kokku ja mõtlevad, mida kõike selle rahaga peale hakata. Teate, mis? Lähme teeme ühe väljasõidu istungi Mauritiusel, uurime välja, kuidas seal neid asju paika pannakse ja võib-olla saame rahast lahti ka ja probleem on ühes sellega kadunud. Statistikaamet näikse nagu valitsevat Eesti riiki, sest meie vägevad ütlevad ju, et Statistikaamet teab. No kindlasti ta teab, aga kas ta teab ka nii, nagu on õige teada, ehk siis üks asi on tõde, teine on ametlik seisukoht. Ministrid ei tea, mis riigis toimub, kõike teab Statistikaamet. Ja tõepoolest, mitu keskmist töötajat peab rabama, et üks keskmine riigikogulane saaks kätte oma töötasu või üks keskmine tavaline lihtne minister võiks saada oma töötasu, võtta välja esinduskulud, komandeeringud, maksta riigimakse veel juurde ja kiita ennast suure panuse eest riigimaksude laekumisse. Vaat see on nüüd niisugune teema, et on küll reede, aga hulluks võiks inimesi ajada ikka. Ma katsun rääkida aeglaselt ja selgelt, nii et üleliigseid häälitsusi on minimaalselt. Kujutage endale ette olukorda. See on ainult teoreetiline olukord. See on pooleks fantaasiaga. 1000 väikest neegrit tegi kõvasti tööd ja sai valmis 10 000 ilusat asja. Need asjad müüdi hinnaga 100 000 raha ja pool sellest 100 000 maksti riigimaksudeks. Riigieelarvesse läks asi kirja nii. Neegrid palka saanud 50 000, maksu maksnud 50 000, kokku selle rea maht 100 000. Riigieelarve on 100 000. See saadud maksuraha 50 000, mis sellega nüüd teha? See läks peajeekimi palgaks ja peajeekim maksis truualamliku riigikodanikuna samuti poole maksudeks. Statistikasse läks asi kirja nii. Neegrid palka saanud 50 000, maksu maksnud 50 000, kokku 100 000. Peajeekim palka saanud 25 000, maksu maksnud 25 000, kokku 50 000, seega eelarve maht 150 000. Ja korraga avastas peajeekim, kellel marssallikepp on igas taskus, et arenenud maailmas armastatakse suuri riigieelarveid ja selleks, et eelarve suureneks, et raha oleks rohkem, palkas peajeekim eelarve suurendustööle 2 abipeajeekimit ja nemad hakkasid palka saama peajeekimi makstud maksudest. Statistikas läks asi kirja nii. Neegrid palka saanud 50 000, maksu maksnud 50 000, kokku 100 000. Peajeekim maksu maksnud 25 000, palka saanud 25 000, kokku 50 000. Abipeajeekimid palka saanud 12 500, maksu maksnud 12 500, kokku 25 000 ja eelarve tõusis 175 000 peale, sest maksulaekumine tuli kuskilt tõtsti ja raha tekkis juurde. Nii suurt riigieelarvet polnud keegi oodanud, majanduskasv missugune. Ja peajeekim tahtis olla veel tublim ja palkas 2 aseabipeajeekimit, kes hakkasid arvestama abipeajeekimite tööde tulemuslikkust ja maksis neile töötasu abipeajeekimite töötasust laekunud maksudest. Kirja läks statistikasse asi nii. Neegrid palgaks saanud 50 000, maksu maksnud 50 000, kokku 100 000. Peajeekim palka saanud 25 000, maksu maksnud 25 000,
kokku 50 000. Abipea Jeekimit 12 500 palka, 12 500 maksu, 25 000 kokku. Aseabipea Jeekimit 6 250 palka saanud, 6 250 maksu maksnud, 12 500 kokku ja riigieelarve oli 187 500. Aga majanduskasv oli natukene nagu aeglustunud ja sellepärast juhtuski, et kui need loo alguses olnud 1000 neegrit tahtsid oma palgaraha eest osta poolt oma toodetud kaubast, tuli välja, et raha ja kaup peavad olema tasakaalus ja et poole eest oma toodetud kaubast ei pea enam maksma mitte 50 000, nagu nad naivid arvasid, vaid 93 750 pluss muidugi vahendustasud ja riigile laekuv käibemaks. Neegrid küsisid sotsiaaltoetust. Pea Jeekim ütles vaid, meie majanduskasv ei ole sotsiaaltoetuste maksmiseks piisav, tuleb töötajaid juurde palgata. Ja palgati juurde 2 eriaseabipea Jeekimit, kes hakkasid palka saama selle eest, et nad uurivad, miks sotsiaaltoetusteks raha ei ole ja nemad said õige pisikest palka aseabipea Jeekimite palga pealt laekunud maksudeks. Kirja läks asi nii. Neegrid palka saanud 50 000, maksu maksnud 50 000, summa 100 000. Pea Jeekim 25 000 palka, 25 000 maksu, kokku 50 000. Abipea Jeekimit 12 500 palka, 12 500 maksu, 25 000 kokku. Aseabipea Jeekimit 6 250 palgaks, 6 250 maksudeks, 12 500 kokku. Eriaseabipea Jeekimit 3125 palgad, 3125 maksud, 6250 kokku. Riigieelarve kasvas 193 750 peale, aga majanduskasv oli jälle alanenud. Maksude laekumine paranes 3125 raha võrraga. Majanduskasv ikka aeglasem kui eelmisel aastal, ei tea küll miks, kelle peaks palkama seda selgitama. Ja neegrite toodetud kauba hind oli inflatsiooni tõttu tont, kus see veel tuli, tõusnud tervenisti 6250 raha võrra. Ja see kaup maksis nüüd 193 750 pluss vahendustasud pluss riigile laekuv käibemaks. Mis edasi? Kes vastust teab, kirjutage mulle ka, siis võib-olla saame üheskoos selgust. Keda peaks kuhu veel palkama, et majanduskasv kiireneks, mida meil on hädasti vaja, ja üleüldse või kui eestlane või muul viisil, nagu öeldakse.